mõtlesin, et kuna meil hommikud on nii ühesugused, siis me saame näidata, milline meie hommikurutiin 5-6 Roosiga välja näeb. Et ta ärkab nagu kella pealt minu meelest. Kell, ütleme, 7. 6.30. Okei. Minu meelest ärkab nüüd 6.30. Ja iga öö on suhteliselt erinev. Okei. Viimasel ajal, kuna tal on hammastulekul, siis... Magada ei saa? Ei, mitte seda. Täna öösel ta sõi, ütleme, 3 korda ja Oliver ehmatas meid mingi kella 10. Üks hakkas vist sitale. Aga Oliver ehmatas meid mingi 10, aga ta läheb tegelikult juba 7 magama, nii et kui sa mõtled, et 3 korda sööb selles vahemikus, see on päris okei. Jaa. Ja siis ta hakkab. Näitame täna hommikul teile, kuidas meie ärkame. Võtame nüüd Roosi enda vahele. Tavaliselt sa asjatame niimoodi natuke aega. Nii, nüüd võtsin kaardina teist ära ja nüüd lähen võtan lapse. Tšau! Kes see on? Ja siis laps tuleb niimoodi. Kõmm. Me siis lähme suurde tuppa. Ja nüüd on kassikord siin sossutada. Roosi tahab iga päev või Lisu tahab iga päev põhimõtteliselt tulla Roosi voodisse magama. Tule lähme ära. Nüüd hakkame mina tavaliselt süüa tegema ja ma alati küsin Oliverilt ka, mida ta tahab süüa, sest et ta on natuke selline valiv inimene. Piima ei taha, aga Joanna teeb, mis ta teeb ja ma söön. Ja siis me mõtlesin, et me teeme täna siis pannkooke, et täna on laupäev ka. Tavaliselt me sööme kas putru võikusid või ka tegelikult pannkooke. Pannakad. Ei huvita mind see pannakas. Mul on palju huvitavamat ajaid. Oi, kukkule maha. Autor. Kuidas on siis? Väga hea on, kohe ei tea millega süüa. Ega ma väga tavaliselt soolased ei söö, kohe magusaga. Ja võib ka kohe öelda, et lihtsalt väike reklaam. Mida? Ära tee pillele reklaame. Ei ole mingi pille. Meie maja läks müüki, nii et võite ära osta, vaadake ilusoov on. Praegu on hommik, kell on 7 või 8. Ilusoov, oska ära. Kuulutus on all descriptionis. Kuule, tõmba ära siit. Me armastame oma kassi. Jaa. Tuline on. Karl läks suhu. Mul on kass, vaata siin samas. Oota. Koroona, ei see. Ma söön kiiresti peale, söön selle karva alla. All the ingredients I like, but I like the most Nutella and some moss and some Sunpat crunchy peanut butter. Kuule, praegu on minu aeg blookida. Ära karju vahel, eks ole. Ebaviisad. Ja kass on seal taga täpselt siukse näoga, et oleks ma teadnud, et nad ühe lapse veel teevad, siis ta poleks meiega kaasa tulnudki sealt loomade kodust. Paaripaigast. Waterloo. Ja taustaks meil käib, hommikusöögi taustaks käib meil ABBA, Greatest Hits Only. Sest ABBA on mega hea bänd ja on palju õppida nendelt. Ma arvan, tead küll, see on nii lai. Kell on juba saamas 8:30, ehk siis vahepeal on läinud mööda 2 tundi. Ja mina lõpetan kohe söömise, võtan Roosi hakkab sööma ja siis me hakkame suitse vaatama. Suitsu tegema! Meil on kõht täis. Meil on kohe Roosi kord.
ta liigub. Nii, hommikusöök söödud. Mis nüüd? Nüüd Roosi teeb oma ainukese une, mis ta teeb süles veel. Vanasti ta magas kõik 3 und oma päevased unet süles, aga nüüd ta magab ainult hommikuse, sest see on veel nii armus. Ja siis meie vaatame tavaliselt samal ajal suitsu. Üks ärkas, magas 45 minutit ja noh, abiks ikka, eks ole. Järgmine uni on tal kell 12 ja nüüd alustamegi oma päevaga. Jaa, kõigepealt ma panen Roosi riidesse ja siis alustame päevaga. Ja enne veel tavaliselt Oliver ja Roosi mõlemad soosutavad minu peal, nii et... Jep, nüüd on see soossuaeg. Uni aeg. Uni on ju. Keegi nüüd pillas siin mänguasja maha ja on valmis tänaseks toredaks päevaks. On nii või? Täna on 12. aprill ja täna on Roosi sünnipäev, nii et palju õnne Roosi, 5-kuune. Ja selle puhul ka Selver tegi meile suurepärase kingituse. Aitäh teile, meil tuli täna söök kohale ja kohe näitame, mis teil siin, või noh, mis meil siin on. Ühesõnaga, seekord on veits rohkem toitu kui Coopigast me saime aru, et me sööme liiga palju. Meil on siin, ütleme nii, et suur osa sellest sektorist ei ole nüüd nagu selline, just nagu see siin. Ei ole nagu hädavajalik, aga samas nagu ilma nendeta ka ei saa. Ja kui me kooki ei saanud, siis mul on hea meel, et vähemalt Oliver oli suure purgi Nutellat tellinud, nii et siis vähemalt on midagigi. Aga noh, meil on siin, ma ei tea, Oliver tegi topeltellimuse vist nendest, meil on jube palju purvitsapüre suppi. Siis saab jälle teha vana head vokki kanaga, kana ei ole muidugi ju. Siis on üldse, et kana nüüd ei saanud panna, siis saab teha seda, mis see on nüüd? Pestoga koorest pastat. Siis täna me teeme burgerit. Siis me teeme neid burritosid mingi päev. Siis on hommikusöögimaterjali siin soojasid võileipu teha, siis saab grillida. Siis on meil mune siin. Ma mäleta isegi, mis ma nendega planeerisin teha. Need asendati, vaata? Jaa, aga enne olid ka kuubikud. Jah, olid jah. Ühesõnaga midagi ma planeerisin teha nendega, siis me teeme sushi-salatit või noh, mingit seda ühesõnaga natukene mõneks päevaks seda toit on. Ja siis kingituseks saime non-alkohoolik, kus on tegelikult 0,5% alkoholi vist. Ma eeldan, et see vist peaks olema kõigi alkoholivaba õlu või midagi sellist, aga lihtsalt maitsega minu teada. Ja siis me saime veel kingituseks Poolskam. Ja me saame teha oma ingveri sidrunijooki. Just. Vähemalt või sidruneid normaalselt seekord. Ja pillepannkoke. Meie lemmikud. Pigem Joanna lemmikud. Kuna Roosi sai 5-kuuseks, siis ma mõtlesin, et me anname talle natuke püreed ka, nii et sügavkülmas tegelikult on veel sügavkülmutatud saiakesi, sest need meile väga meeldivad croissandid ja siis porgandi need püreekuupikud ja meil on kõrvitsa ja perniumi ka veel talle. Nii et saame katsutama hakata. Ja teed, rinnapiimateed. Tellisin Selverist siis ka Roosile sünnipäevaks kooki ja kahjuks Selver ütles seal, et ei ole võimalik toodet asendada ja seda toodet Gustavi, seda kooki neil ei ole. Nii et tänane 5. kuu sünnipäev jääb Roosil ilma koogita. Aga see eest teeb Joanna meile burgerit, nii et... Ei, me teeme ühe väga lihtsa burgeri, kuhu me teeme ainult vahele beef, juust ja siis ilma on siis selline kapsasalat. Very nice. Very nice and very delicious actually. Ja see on jube hea sai kusjuures. See on selline, just killumas, leiburi. Ma üldse mingi välka oma. Aga selline. No selge, Roosi magab praegu. Me näitame siis lõpp-produkti. Jah. Paneme korraks kaamera kinni, siis tuleme kaameraga tagasi siis, kui... siis, kui salad on hakitud. Jah. Sander.
ja nüüd me segame kiiresti selle salati Hellmannsiga kokku. Selline hea kiire burger, et kui sul on laps, siis sa pead arvestama sellega, et kui seda madalama paned, siis kõik toidud, mis sa teed, peavad olema kiiresti valminud, siis sa iial ei tea, mis kell ta võib üles lüüa. Ja ongi valmis produkt. Jaa, kodune rotiburger. Kodune rotiburger, selline mõnus. Mõlemale 2 tükki näkku. Elagu karantiin. Ja lisakilod. Sander. Kuna meil siin juba toidu tegemiseks läks, siis täna meil teine toit on me teeme nagu sellist sushi riis, avokaado, lumekrabi, kurk, sojakaste, sellist salatit, nii et teeme siis selle ka juba koos valmis. Kaunis. Me teeme siis valmis kõigepealt sushi riisi. Äsja ärganud beebi. Kõige mõnus. Uni või? Oli ja uni või? Oli ja uni või? Kuule. Ja tisu. That's how you edit the vlogs with Candy. Näitan, et mis me Roosile ostsime siin vahepeal või noh, mis ma tellisin talle. Tegelikult 1 portsjon veel riideid tuleb, aga kuna me peame ettevalmistama suveks, siis ettevalmistama. Siis tellisin talle natuke riideid. Selline nunnu, istud, ma ei kujuta ette teda nendes lühikestes pükstes. Aga see oli selline komplekt. Pusa ja püksid. Ja need nüüd komplektid ei ole, aga kui ma kodus need pakis avasin, siis ma vaatasin, et soovitavad tegelikult väga hästi kokku. Nii et sellised, need on nagu sellised hele kakivärvi püksid. Siis selline triibuline T-särk. Suveks aga munsa. Siis on sellised triibulised retuusid. Ja selline lummipodi. Meeldivad sulle või? Tundub, et ta võiks ikka. Mida need lapsed ikka suvel kannavad, on ju? Lühkareid ja T-särke, nii et. Võtame teise paki ka ära ja siis võime neid ka. Mängime klaverit või? Ei. Ma panen viskasin selle pakend ära. Ma pesen käed ära. Nii. Vaatame siis. Nii, 3. kulver täna. Jah. See on päris nunna. Väike tundub, 74. No. Selline. Siis üks klassikaline must. Midagi suvel kanda ei saa, aga... Mis pood see nüüd on? Reserved. Siis selline. See on ju. Siis... That's cute. Meeldib Roosi või? Appi, see on küll armas. Nii. Siis... see on nagu selline viisakas särk. Jääb peale või? Ja siis sokke. 2 paari. Juhu. See on kõige nundu minu meelest. See.
ja siis see. Kui teil tegelikult juba vaata pükse on päris palju, siis on hea veits ainult ülemisi osi ka. Mis te teete siis? Mis nägud on? Unine? Silmad läks toimuvad. Täna toodi meile siis lõkkease, et saaks lõket teha, praegune meil ei ole nagu kõige parem. Et ta on siuke väike ja nüüd on vähemalt korralik suur, et saab koksi põletada. Ja Joanna ja Roosi praegu naudivad täiega seda kevade ilma. Jaa, nii mõnus on. Proovime seda lõkkeaset nüüd kokku panna. Siis ühtegi siin ei õnnestus. Ikka? No võdame. Kuidas ka siit alles on? Ja, siis täna me hoia aina. Okei, no selge. Siis on põhimõtteliselt on vist selge. Jälle grillime siin ja... Meil jah ei läinud väga hästi sellega seal. Ei, tegelikult läheb hästi, aga see on 2 inimest töö ja ma pidin ette valmistama toite. Et Rosi magab kõik. Ja siis teeme veinimarinadis sööma. Söök on valmis. Kartul. Liha. See on pataat ja kartul. Väga. Ja siis Helmansi kapsasaad.